Tänaste proovisõitu teeme Kia Stonicuga. Kia Stonicu nimi ei ole sugugi uus, küll aga on see mudel läbi teinud päris palju põnevaid uuendusi. Kohe aga läheme teeme väikese ringi ja vaatame, mida põnevat siit avastada on. Kia Stonic on tõesti muutunud, et tegelikult on ta nüüd üks peaaegu et viimastest autodest, mis on siis saanud Kia uue disainikeele. Et esiosa, tuled, bumper, samuti ka tagaosa on täiesti muutunud, kuigi tegemist on ikkagi mudeli uuendusega, mitte päris uue mudeliga. Ja samamoodi on ka seest siis mudel päris palju muutunud, et tegu on sellise toreda B-klassi linnamaasturiga. Kia Stonicu puhul mulle väga meeldib see, et üle pika aja on üks mõistliku hinnaga auto tulnud. Tegemist on natuke kõrgema clearance'iga, sellise korraliku linna crossoveriga, millega on äärmiselt mugav sõita. Temaga on väga mugav manööverdada, ta on piisavalt väike, samas piisavalt palju ruumi praktilisuse poole pealt. Kõik juhiabid, kõik asjad, mis sa tahad, et autol olemas on sellel autol olemas ja arvestades seda, et selle auto hind hakkab 20 000, siis sa ei pea arvama seda, et selle raha eest ei saa midagi, et kõik, ma arvan, mis mina praegu siin proovinud olen, ma ei oskaks midagi juurde lisada. See auto seest on päris ruumikas, kui väljas paistab selline piisikene, kompaktne, väike linnaauto, siis tegelikult sees on ruumi omajagu ja ka taha mahub päris kenasti. Ütleme nii, et võib-olla tõesti igapäevaselt suured mehed siin hommikust õhtuni tööle sõita ei tahaks, küll, aga mina, kui 1,77 pikk naisterahvas, siis mul on siin ruumi küllaga. Te ei pea muretsema selle pärast, et kas siia üldse midagi pagasiruumi ka mahub. Näiteks väga kenasti saab panna siia, ma pakun mingi 3-4 käsipagasit. Nii et kui on plaanis perega reisile minna, siis ei ole mingit küsimust, et kuhu asjad panna. No kindlasti ta ei sobi võib-olla 7-liikmelisele perele suure koeraga, et nagu juba öeldud, et tegemist on sellise pigem linnasõiduautoga väiksemale perele, võib-olla nooremale inimesele, kes siis otsib endale võib-olla esimest autot, et kuna hinnaklass on ka üpris mõistlik, arvestades tänapäeva autode hindu, et siin hinnad algavad 20 000 natukene peale ja kuni siis 26 000 euroni. Samuti on ka siis hästi mõistlik aastamaks, mis on 60 ja 100 euro vahel ja ka registreerimismaks, mis siis jääb alla 1000 euro, et sinna 800-900 euro vahele. Kui me piilume kapoti alla, siis etteruttavalt võib öelda, et tegemist ei ole järjekordse elektriautoga, vaid sisepõlemismootor pole Kia valikust kuhugi kadunud. Ei ole tõesti. Kapoti all põriseb siis mõnusalt ühene turbomootor ja on ka valikus siis ühene turbomootor kerghübriidina, nii et üks siis vähestest sisepõlemismootoriga autodest. Kui selle auto puhul võib-olla tõesti väga tahaks hakata otsima puudujääke või miinuseid, siis jah, tõesti sellist sportbüssi minekutel ei ole, aga 1-liitrise bensiinimootoriga auto puhul, mis sa siin ikka väga oodata ja loota tahad. Aga võib-olla sellise talvise ilmaga, siis võib-olla nelikvedu oleks päris hea, aga siiamaani me ei ole ka nelikveost puudust tulnud, kuigi me käisime siin Aegviidu metsade vahel seda proovimas, nii et ma arvan, igal juhul tasuks proovida, sest välimuse poole pealt on kihvti disainiga ja sõita on temaga äärmiselt mugav ja mis ka oluline, ta on ikkagi suhteliselt vaikne, mida sa võib-olla selle raha eest ei oskaks oodata. Motomelu meeskonna poolt küll igal juhul pöidlad üles, väga äge auto on ja soovitan minna proovisõidule. Ma arvan, te isegi üllatute, kui palju autot selle raha eest on, nii et minge sõitke, nautige ja võib-olla on just see teie järgmine auto.